mu armsad Pitch podcasti kuulajad ja vaatajad, aitäh teile, et olete meiega olnud juba peaaegu poole hooaja lõpuni põhimõtteliselt, et meil on paar osa veel alles jäänud. Minul ja kellel? Merlel. Me oleme siin selleks, et tuua teieni kõik põnevad nipid meie enda elust, meie lugejate kirjade põhjal oleme teinud teemade valikud ja tänane saade tuleb ülipõnev, sellepärast et meil on külas Ülli Kukumägi. Tere! Tere Ülli. Ülli, sina oled kehakeele ekspert, sa oled koolitaja, sa oled psühholoog. No ma ei tea, kes sa veel oled? Ettevõtja. Golfar, ema. Just. Ja täna siin oled sa selleks, et võib-olla anda meie vaatajatele ja lugejatele nõu, et kuidas kehakeel armastuses, flirdis ja kohtingu maailmas rolli mängib. Et sa oled välja andnud sellise raamatu nagu Kehakeel armastuses ja flirdis, nagu ma just ütlesin. Päris ammu küll. See ei ole see uus raamat ju? Ei, sul on uus raamat veel? Kuidas vanemad mõjutavad lapsi. Aga täna me ikkagi keskendume sellele, sellepärast, et siin on nii palju põnevat informatsiooni, et äkki alustame sellest, et kehakeel on eraldi teadus. Kehakeelt me ei saa feikida kuidagi, et kui suurt rolli kehakeel üldse meie kohtingu maailmas mängib? No nii nagu üldse igapäevases. Vaata, keha reageerib esimesena ja keha näitab alati, mis inimene tunneb. Miks ta tunneb? Selleks sa pead juba konteksti vaatama. Kõige suurem mõjutusvahend on alati muuseas teised inimesed. Teiste inimeste reaktsioon sinule näitab väga palju isegi, kui sa oled täielik kivinägu. Nii. Ja inimkäitumise baasprintsiip on see, et me käitume alati konteksti kuuluvalt parimal moel, mis meie siis siin kahe kõrva vahel olev info pluss siis saadav informatsioon võimaldab. Ehk siis pole mõtet ennast kunagi süüdi tunda, et oleks pidanud või poleks pidanud. Nii. Ja keha, see reaktsiooni kiirus, näiteks hirmudeke, ütleme seda, norrakad tulid välja siin 7 aastat tagasi, 0,15 sekundit. Issas, see on ju... Murdosa. Nii, et sa mitte reageerida ei saa. Ehk siis, kui mul on näiteks ees video, nii, siis 1 sekundis on tavaliselt 4 kaadrit. Et isegi, kui sa üritad mitte tunda, ma pean stopp-kaadri olemas. Sest emotsioonid on olemas, et nad ei ole mitte midagi muud kui reaktsioonid, mille alusel siis aju, koostöös siis kehaga, eks ole, siis kõike käib ju koos, et siis otsustab, kuidas nüüd toimida. Ja see, need meeleolud, eks ole, tunded, need on juba see, kuidas ma siis hakkan nüüd siis ühte või teist teemat käsitlema või seda kaasas kandma. Aga muidu nad on hästi kõps. Aga nüüd see, mida ma tunnen, see hakkab ju määrama, kuidas ma suhtun, mis omakorda hakkab nüüd siin peas tekitama mõtteid, mis omakorda määrab, kuidas ma hakkan käituma ja vastavalt mu käitumisele tulevad ju vastureaktsioonid. Ehk siis sündmustahel hakkab jooksma. Ja see on ju tihti teadvustamata, eks? Inimesed ei Absoluutselt. See on nagu nii suurel määral, et me nagu ei pane tähele. Seepärast ongi, et miks öeldakse, et usalda intuitsiooni, sest olgem ausad, me oleme nagu loomariigi kõik isendid, sa tajud, et midagi on valesti või midagi mitte. Näiteks valetamist tuvastamine. Sa tajud, midagi on valesti ja siis sa hakkad uskuma või tahad uskuda seda, mis sulle presenteeritakse, räägitakse nii edasi. Aju hakkab nagu vastu vaidlema, on ju? Tead, vaata, seal on, et ega me ei saa petta mitte sellepärast, et need valetamist tuvastamist õpetan ka ju. Ehk siis me ei saa petta mitte sellepärast, et petturid oleks nüüd väga mingid nutikad või ma ei tea, eriliselt geniaalsed, vaid lihtsalt kasutavad mõjutegureid või mõjutusvahendeid, mis toimivad alati igas olukorras tavaliselt süütunne, kaastunne, ohutunne, näiteks on siuksed, eks ju, tekitavad siis nii-öelda harjumuse kiiresti, loovad emotsionaalse sideme ja siis tulebki välja, et palun väga. Kohtingu maailmas mõned seadmehed kasutavad seda, on ju? Aga too mõni näide, Mitte ainult sead. Sa võtad kes tahab õppida, õpib ära, kui kõik on liiga lilleline ja üleelu suur on. Teeme hästi puust punaseks selgeks. Hüpoteetiliselt läheb mõni armas müürililleke kohtingu maailma. Süütu, valge, hea naine. No ütleme niimoodi, kust tulevad head naised, ma ei tea, Hiiumaalt tulevad head naised. Tuleb Tallinnasse või Tartusse. Nagu punavitsike, jah? No põhimõtteliselt küll. Ja siis astub kohtingu maailmasse. No ma ei tea, mida ta siis peaks vaatama ohumärkidena meeste juures, mis oleks sellised
noh, juba sa saad aru, et see inimene ilmselt mängib või proovib sind kuidagi nagu noh, ma ei tea. No vaata, siin on üks asi on reaalelus kokkusaamine. Seal on ka omad asjad, mida võiksime jälgida ja siis võtame need kohtingusaidid, eks ju. Ehk siis reaalelus, kui sulle keegi meeldib väga või näiteks kui sina tahad mingit tööd väga saada, siis mis sul on? Sul ärevustase on kõrge. Ehk siis tänu sellele sul ka aju ei saa funktsioneerida kõige ratsionaalsemalt ja kõige selgemalt ja sa teed vigu. Esimene märk ja võib-olla ka viimane kõige olulisem ongi see, et kui keegi ei tee vigu, siis jookse. Vau, kui põnev. Sest see on, sest vaata, nad kasutavad kogu aeg niisugused, noh, ütleme, no ma isegi ei saa öelda Don Juanid, noh, Don Juan on väga erinevad. Aga no ütleme, kes siis tahavad ära kasutada ja manipulatsiooni kasutada, nad kasutavad kogu aeg sama taktikat, et ja see on neil väga vilunud, ehk siis ta teab, mida rääkida, ta teab, mis mõjub, eks ju. Lisaks tal on empaatiavõime 0, siis ta teeb seda täiesti külma südamega, seepärast, et noh, sõuet, tule lilleke rajalt maha ja homme prügikasti kõik. Ja see on jah, et see on üks nendest märkidest, sest ärevustasemega, kui see on kõrge ja kui ta mulle meeldib, siis see tekitab minus segadust minu ajus nii-öelda. Ja tänu sellele ma teen vigu. Ehk siis, kui ta ei tee vigu, jätke meelde, et tehke vehkad. No kuidas? Ei, mul oli üks... Oli liiga ideaalne. Ei, hästi tore oli kõik, aga ta unustas mul telefoninumbrit küsida. Ja siis ta pärast hankis selle. Ja meil oli väga tore õhtu, ja. Aga seal on see, et vaata, teine asi on see, et vaata, alati näiteks, mille järgi sa saad nagu vaadata, kas tal on empaatia ole. Vaata, kui mina räägin näiteks mingit kurba lugu, mis iganes kurba lugu, ma ei tea, kuidas kassiga juhtus midagi või kuidas, ma ei tea, keegi seal läks üle tee ja ta kukkus, siis tahes tahtmata ma selle jutuga ju tekitan sinus kujutluspildi ja nüüd see kujutluspilt, kuna aju mõtleb enamasti kujutluspiltides, see tekitab sinus neurofüsioloogilise reaktsiooni. Ehk siis, kui mina räägin kurba asja, siis sina korjad üles selle ja see tekitab sinus kurbust. Kui on 0 empaatia, siis on 0 reaktsioon. Mis see vaatab siin kalapilguga, kui su kass ära sureb siis või? Noh, mis seal ikka? Kass on kass. No aga mehed on... Ja see ongi nagu see, sest et me kõiki asju tajume ju oma kehas ja selles mõttes võtta seesama empaatiavõime ongi, ta on võti. Ja noh, väidetavalt seda on circa 60% läinud. No see ei tähenda nüüd ülejäänud. Oota, 60% on empaatiavõime? Aga naistel rohkem kui meestel või? Seal ei ole vahet. Aga naised väljendavad seda rohkem või on harjunud väljendama kui mehed? Lihtsalt vaata, see on juba niisugune sotsiaalühiskondlik suhtumisviis või norm, vaata, eks ju. Ehk siis, kui sa küsid seal lasteaias, kunagi kui ma need lasteraamatu kirjutasin, siis mul oli ka seal mereröövel, kes nüüd tahtis saada heaks, oli suur piraadi pealik, nüüd ta istub seal oma tuletorni all, mis ta ostis, eks ju, ja nutab, nii. Sest et noh, ta kardab kõrgust, ei julge üles minna ja nüüd ei saa seda pirni vahetada. Ja siis ma käisin lasteaedades sellest ikka nagu rääkimas, nad olid seda lugu seal kuulnud, arutasime ja siis küsid selle 5-6 aastaste käes seal, kes on siis need viimane rühm. Kas poisid tohivad nutta? Ei. Siiamaani, jah? Ja noh, siis küsi, aga kui neil on valus, kas siis ei? Aga tüdrukud võt, jaa, aga poisil on väga valus. No võib-olla natukene. Ja võt see on nagu see, mis on nagu õpitud. Nii et pole midagi imetstada, et nad varakult surevad, sest et noh, kuhu ta selle paneb siis selle emotsiooni. Ja inimesed on inimesed, lihtsalt see määrabki hästi palju, et kui ma tajun, siis ma korjan üles kogu aeg teiste emotsioone, teised hästi palju mõjutavad mind. Ja selle võrra ongi näiteks, no ütleme, kui sa oled empaatiavõimeline, sul on keeruline käia kaubanduskeskuses, sest et seda infot näiteks tuleb hästi palju sisse, eks ju. Ma mõtlesin, ma olen nagu hull. No vot, see on ainus ellujäämisviis on, mõtle, pood, seelik, kollane, number 30. Mitte mingit varianti mulle. Sest et teised inimesed, noh, sa lihtsalt korjad kogu aeg ja sa tajud nagu kõik need rütmid, muusikad, kõik asjad. Või näiteks, kui töötad müüjana seal. Tohutult raske. Jaa, on. Esiteks pead püsti kogu aeg olema, inimesed on, eks ole, erinevad ja inimeste energia. Ega sa ei saa alati öelda, et kuulge, kui teile ei meeldi, ärge tulge siia. Sa pead veel viisakas olema, see on tohutult raske töö. Jaa, see on selles mõttes täitsa müts maa. Just ma ikka näitena toon loengutes juuksurist, kes kunagi mu juurde sattus, kes tuli nõustamisele. Ja ta ütleb, et ta tuli probleem oli sellest, lõikab juukseid. Ütles, et tead, ma lõikan nende juuksed, nad ajavad mulle oma seda juttu.
ma tahan neile kääre kõrri lüüa, mida ma pean tegema. Sest noh, ta oli samal aastal, ta oli kaotanud oma venna ja poja, eks ju. Ja nüüd kõik käivad nii. Ja nüüd ongi see, et see ülekoormus, mis tekib nendel, on noh, täpselt samamoodi. Teenindajatega, ütleme kaupluses või ütleme ka üldse, no ütleme teenindajad kohvikus või ma ei tea, bensiinijaamas. Nendel on selles mõttes ka keeruline, näiteks need kliendid on teada, et teenindaja ei tohiks nagu vastu hakata. Ja siis nad käivad ennast seal välja elamas, kui me räägime nendest psühhopaati. Prügikastina kasutavad, on ju. TikTokis on üks lahe trend, kus iluteenindajad küsivad, et tervist, kas teraapiaga või ilma? Ja siis kui keegi ütleb, et teraapiaga siis on kohe pluss $500 ja tegelikult peaks ka niimoodi olema Eestis ju ka, on ju. Ega see on päris keeruline maailm. Aga kui me nüüd lähme selle kohtinguportaali juurde tagasi. Lähme selle Hiiumaa tüdruku juurde tagasi. Esimene asi on siis niimoodi, et kui on liiga hea ja ühtegi viga ei ole, siis on väga kahtlane. Teine asi on see, kui sa räägid talle, et su kass suri ära ja inimene vaatab sind kalapilguga, teine ohumärk. Edasi, mis on veel asjad, millest pead hoiduma? No tavaliselt on, ütleme ka, kui me nüüd võtame juba verbaalse analüüsi, siis ole see, et kuidas me käsitleme näiteks oma eelmist suhet. See on päris palju näitab, sest kas me nagu austusega suhtlen või mitte. Ka see näiteks, missugune on minu suhe oma vanematega või oma lastega, see ka väga palju juba räägib tead inimese kohta. No siis see, kas maailm on must või valge, ehk siis kas kõik teised on tohmakad, mitte midagi ei tea, mitte midagi ei oska, tema vaene peab kogu aeg kannatama, peab kogu maailma koormat kandma, et see on, sest et seesama probleem ongi selles, et sa, ütleme, need empaatiavõimelised, need on tavaliselt need maailmapäästjad, nemad kogu aeg üritavad ja mõtlevad, et kõik on võimalik muuta ja küll on tore, et nema vaene traagik nüüd siin ja mina olen nüüd siis see lillekene, kes siis oma õiega siin täpselt teeb kogu asja ilusaks. Aga vaata, inimesega on niisugune asi, et esiteks me ei saa teisi muuta, kuigi armumise periood on tavaliselt selline, kus kõige rohkem inimesed on võimelised muutuma. Nii, see on nagu üks pool. Sest nad üritavad siis, aga kahjuks armumise periood on 6-18 kuud ja võt siis ongi ärkad üles ja mina siin, mis tema siin teeb. Ja võt siin on nagu see, et vaata loodus on niimoodi ehitatud, eks me saaksime järglasi. Ja kusjuures statistiliselt, ma enne vist olen ühes saates ka räägin, et me peaksime potentsiaalselt kohtuma 50 potentsiaalse partneriga leidmaks seda ühte. 50. Ja kui sa hakkad nagu keskmiselt arvutama, et ütleme, kui sa 1 kuu saad tuttavaks ja teine kuu sehmid, 3. kuu lähed lahku, 1 kuu jääb vahele, eks ütleme 4 kuud paned, siis see on ikka nagu julge 200 kuud, eks ole, kui sa nüüd jagad selle aastateks ära, siis ütleme, minu vanused võiksid siis nagu õnnelikult minna. 50. Seda on ikka jah. Siis nagu kerglane. Kui ma 50. Väga põhjalik. See on süvenemisvõimeline. Mul on paar väga süvenemisvõimelist sõbrannat küll. Nüüd on ka küsimus, eks ole, et kuidas nad taluvad seda, mis teised nendest arvavad. Aga ehk siis ütleme selle lähenemisega põhimõtteliselt ja arvestades veel näiteks, kui sina lähed oma kooliaegse esimese armastusega, kus sul puudub kogemus südamevalust, lahku minna. Muuseas, inimesed elavad ka koos selle nimel, et mitte taluda uuesti seda südamevalu, mis nad eelmise lahutuse puhul pidid üle elama. Et ükskõik mismoodi. Ja samaaegselt käib mäng, et ma panen siin kannatama, sa tekitasid mulle kannatuse ja nüüd ma kannatan selleks, et panna siin kannatama. See on ka, see on, aga vaata, kui levinud see on. Aga see on natuke mingid võimumängud ka. Ja, muidugi, see on alati. Ehk siis ütleme, meil huvitaval kombel seda armastust käsitletakse, et niisuguse manipulatsioonimängu võiks öelda. Sest vaata, tegelikult see siiras armastus ja miks need kooliaegsed, kellel puudub see lahutuse kogemus, väga palju kokku jäävad ja suurema tõenäosusel pikalt koos elavad hästi, on see, esiteks ma aktsepteerin teda sellisena, nagu ta on. Mitte siis, kui ta on nii paks või peenike või kui ta saab nii palju palka või mitte palka. Teiseks, meil on palju ühiseid huvisid. Suure tõenäosusega, et me üldse koos oleksime paarina. Ehk siis meil ju tegelikult, mis meid hoiab koos tiimina nii-öeldes, ongi seesama just positiivsed elamused, välja arvatud, ütleme, antisotsiaalne isiksushäire, kelle puhul nad elavad täiesti rahulikult kahekesi koos, siis nad tirivad veel teisi sealt vaata sisse, aga neil see tampimise mäng, ehk siis ütleme, kui olete kuskil seltskonnas ja siis 2 tüüpi omavahel seal avalikult ülitsevad, kõik tunnevad ebamugavust. Nemad tunnevad ennast hästi seepärast, et teised tunnevad ebamugavust, eks ju. Ma tunnen ühte sellist paari. Ja, see on päris kohutav.
ja no vot, see ongi, et ja mul puudub ka siis see lahkumineku kogemus, eks ju, sest noh, aju eeldab enamasti seda, et see, mis oli, võiks korduda. Ja seepärast me ka... Me tahame tuttavat mustrit, on ju. Ja, et noh, see võtab vähem ressurssi, nii-öelda ajuressurssi ja lisaks ta aju eelistab tuttavat ja turvalist. Kas on ka sellepärast niimoodi, et noh, et miks nagu keeruliste perede taustaga inimesed valivad endale keerulise abikaasa, et aju on kaosega harjunud, et sa siis valid ka kaost ja seostad kaost armastusega? Tead sa, seal on vaata erinevad nagu esiteks, vanemad on nagu lotovõit, ütleme niimoodi, aga me saame kõiki asju muuta. Ja mitte seda, et nad oleks pahatahtlikud, vaid tõesti, kellel veab rohkem, kellel veab vähem, eks ju. Aga seal on hästi halb variant on see, põhimõtteliselt öeldakse, on 4 mudelit, mille järgi sa võid nii-öelda üles kasvata, et võib nagu ennustada, mis sust hiljem saab. Alguses tundub juba primitiivne. Issa, kui põnev, appikene, ma tahan kõike teada. See on nagu, kui ma kunagi seda teooriat lugesin, siis mõtlesin, see on nii primitiivne. Aga te hakkad süvenema. Aga inimesed me olemegi primitiivsed. Variant 1, ehk siis sind kasvatatakse üles teadmises, sina oled hea ja maailm on hea. Perfecto. Nii. Variant 2, sina oled hea, maailm on halb. Väga kihv, seepärast, et sa pead kogu aeg valvel olema. Variant 3, maailm on hea, kas sina oled halb? Veel hullem ja kõige hullem. Sina maailm, sina oled halb ja maailm on ka halb. Nii. Ja võt sealt, et hästi palju hakkab, sest lapsena me oleme nagu mingid pisikesed käsnad. Ja seal on nagu, kuidas ma tean, hullem veel, eks ole, et kui te vaatate lapsi, siis ütleme 2,5 on neil suhteliselt ükskõik, mis teised nendest arvavad. Aga võt siis nad hakkavad aru saama, et nende käitumisele järgneb mingi sündmuste jada, eks ju. Ja kuivõrd, eks ole, see, kes meil on siis see caregiver või siis see hooldaja või hooleandja, on ta siis lapsevanem või siis hooldaja, vahet pole. Me ju sõltume lapsena nendest. Ehk siis meie ellujäämine. Ja meil on vaja tähelepanu, et nad meid jätaks kõrvale, seepärast ongi, ma olen kas väga halb või väga hea, aga mul on vaja tähelepanu, sest et ma ei ole veel omandanud seda, et tegelikult külmutuskaapi uks tuleb lahti, kui ma panen sinna tooli ja kisun seda kõvasti ja saangi oma piima või ma ei tea, mis iganes söögi kätte. Ja sealt hakkabki nüüd pihta see, et kui nüüd me teda väga maha surume, on nagu üks kehv pool, teine pool on ka see, et me käsitleme väga sageli lapsi nii, nagu nad oleksid meie vanused. Neil puudub laiem pilt ja kogemus, eks ju. Nii. Ehk siis seal on seda tasakaalu vaja leida. Aga näiteks lapsed on, kui nad on 4, 5, 6, eks ju, neil on väga selge, kuidas ma tean, nad on väga õiglased. Ehk siis, kui nad näevad, et mingi asi on valesti, siis nad väga õiglaselt hakkavad käituma. Ehk siis nad tunnevad ära selle, et näiteks ütleme, kohtleb minijat sellepärast kehvasti, et minijal ei ole kõrgtase, kõrgharidust, eks ju, aga pojal on ja see nii minija nüüd mulle ei sobinud, eks ju. Ja siis hakkabki pihta seesama, et mina võin üritada nüüd kompenseerida veel omakorda seda ema käitumist või seda puudujääki, mida minu vanaema näeb minu emas. Ehk siis ma üritan nagu veel parem olla selle nimel, et nagu tõsta oma ema prestiisi. Ja samaks, et on ka seks, et nad on ju meil nagu kõige lähedasemad ja nüüd, kui nad võetakse meilt ära, siis just kõik hullud nad ei olnud, nad on meie jaoks kõige olulisemad. Sest see on otsene surmahirmuga võiks öelda seonduv, sest kui neid ei ole, mis siis saab, eks ju. Ja sealt hakkavadki. Aga iseenesest ütleme nii, et inimene on väga kohanemisvõimeline, väga täiuslikult ehitatud. Nii et ükskõik, mis oludest ta ei tule, alati on võimalik. On ju kõik võimalik. On võimalik, absoluutselt, jah. Aga tulles nüüd tagasi selle juurde, et vaata see 50 kohtingut ja see, kui sa nüüd lähed oma esimese armastusega sinna, siis vaata sedama, miks ma küsisin, et kui sa nüüd läksid koju selle oma esimese tüübiga, oli kõrvuni arvunud. Kuidas oli? Kas ema isa tulid vastu, ütles, tütrekene nüüd ometigi. Kuidas oli need? Ei, sellega oli nii ja naa. Ma mäletan, mul oli üks peigmes, kus minu nagu emale isale väga meeldis. Mulle mitte nii. Jah, nad ütles, oi, kui tore ja kõike vahva ja mängis tennist ja kõike tegi. Aga mul olid nagu teised huvid. Niipidi oli küll. Jah. Aga see tõenäosus muuses, et ta ei meeldi mõlemile sinu vanemale on kuskil 50%, nii et sul läks siis 50 plussi peale, aga tavaliselt ta võib minna ka 50, ehk siis põhimõtteliselt, kas sulle valitakse nagu see elukaaslane või mitte, tõenäosus on täpselt sama. Ja see, et ta ei meeldi ühele näiteks, on 70%. Nii. Ja nüüd, eks ole, on ka see, et sina nüüd oled selle sotsiaalse grupi osa ja kui riskialdis sa oled,
väljumaks sellest sotsiaalsest grupist selle nimel, et järgneda oma armastusele. Mina olin. Olid jah? Just. Ja see on nagu, meil on nagu nii palju neid mõju. Muidugi. Ja see kõik kogu aeg otsustab või noh, nagu mõjutab kogu meie elu, nii et selles mõttes on okay. Üli, mul on hea küsimus, minu meelest see on miljoni mängu küsimus. Mis on armastus? Aktsepteering, ma arvan. Mina arvan, et selleks, et armastus püsiks, me siin rääkisime enne, et eks sul on armumine ja harjumused ja mille pärast koos elatakse. Et kas võib olla, et kui on armastuses, üldse me sõpruses, 2 sellist punkti nagu austus ja imetlus, siis on potentsiaal, et see on pikaajaline suhe. Ja vaata, sa ikkagi pead aktsepteerima. Vaata, miks see aktsepteering? See on sama, mida me näeme väikeste laste ja ütleme, kui sul on kass või koer, eks ju. No koerte puhul need tavaliselt tulevad sulle rõõmsa näoga vastu alati, ükskõik, mis sa teed neile. Väikesed lapsed täpselt samamoodi. Mul oli just siin endal nädalavahetusel hea lugu selle 2-aastase tütrega. Nii, seal on tünnisaun, eks ole, siis nad seal käivad siis nagu ujumas. No siis tema tuli välja, mina teda pesen ära seal vannitoas, vaatab, kuivatan teda, vaatab mulle, Anna, ma nii armastan sind. Ma ütlesin, kus sa selle mõtte peale praegu tulid? Oli minu reaktsioon. Ma juba seal tünnis mõtlesin, kuidas ma sind armastan. Ja sa näed nagu... Ja sa näed, vaata seda nagu... Ta on 2,5. Aga sa näed seda siirast, et ma armastan sind sellisena, nagu sa oled, ükskõik, eks ju. Mitte seda, et sa pead olema nii peenike, nii paks, niisugusel karjääri... Tegema minu heaks seda, siis ma armastan sind. Just, ja seepärast ongi siis, vaata, kui me aktsepteerime, siis me ka laseme olla. Ja võt seal on see sama, eks ole, need väärtuspõhisus, need hakkavad kõik, eks ole, ja see austus ja see väärikus, sest eks ole, ja kui sa nüüd ise oled väärikas, selles mõttes väärikas, et sul on oma põhimõtted, oma arusaamad, sa ei suru neid peale, sa lased teistel olla ja sa oled ise, siis sa oled paigas inimene. Siis sa oled paigas inimene. Ja see ongi, sest ja see on ju koos elu. Või kui asjad ei klapi, siis saab seda viisakalt öelda või ega teist muuta ei saa. Et samas minu meelest ka lahkuminek ei ole üldse halb. No loomulikult. Tihti öeldakse, ma olen siis ebaõnnestunud ja kuidas ma ei suutnud seda suhet hoida. Muidugi, kui on lapsed, siis läheb natuke keerulisemaks, eks? Millal on siis laps ühe juures, teise juures, sellised asjad, ega kõik on ju kokku lepitav, aga minu meelest see ei ole üldse nagu halb asi. Ja, eks see ka kuidas minnakse nagu lahku, eks see näitab ka, vaata seda sama, et kas on austus või ei ole.
ja tead, seal on üks päris hea, noh, ma ei ütleks nipp, aga võib-olla trikk siis, et kuidas lahku minna. Ärge minge lahku, jah? Ei, kuidas lahku minna, kui on vaja lahku minna. Alati mõelge selle peale, et mingil segasel põhjusel te saite kokku ja te ju meeldisite. Ja mõelge selle peale, et perspektiivist näiteks, kui teil on ühised lapsed, siis te peate perspektiivis istuma näiteks sünnipäevalauas, lõpetamistel, pulmades koos. Enda heaolu nimel võiks seda teha väärikalt, seda lahkuminekut. Mitte loopida ja soppa, rääkimata sellest, kui hakatakse lapsi kasutama manipulatsiooni. No ei lihtne öelda, aga ma vaatan endagi ümber, et meil just alles hiljuti sõpruskonnas oli üks selline lahkuminek, noh, mõlemad on haritud ja erudeeritud ja... Ega see veel ei näita midagi. Normaalsed inimesed, aga leppisid kokku, et läheme sõbralikult lahku ja siis hakkas mingisugune täielik jeblamine, et mina maksin selle lapse asja eest, no mitte kunagi ei ole mingi raha pärast olnud mingisugust vaidlust, aga noh, üks paratamatult saab rohkem haiget kui teine, siis keegi solvub, siis hakkab mingisugune jagelemine ja nägelemine, siuke nagu nõme sendi saagimine, et mis inimeste siis nagu keerab ära või nagu oligi väärikas lahkumine. On alati see, vabandust, et ma segan sulle vahele, üks tahab alati rohkem lahku minna kui teine. Ja, see on, aga vaata seal noh, on küll nii, jah? Siin on ka selles küsimuseks, aju eelistab tuttavat ja turvalist, ehk siis me üritame hoida kinni sellest, mis oli. Nii, nüüd tuleb seksuaal tavaliselt siis ühele poole tuleb šokina, eks ju, et noh, mis nüüd on, võib-olla ta pole üldse tähelegi pannud, et oleks põhjus. Teine asi on see, kui keegi armub, see teine pool näiteks armub kellegi ära kõrvuni, siis nagu nii ta ei ole päris nagu adekvaatne, eks ju. See rebound. Ja noh, seal on kahtlemata, vaata, küsimus on selles usalduses, eks ole, kui ma ei saa sind enam usaldada, siis me võtame selle kaitsepositsiooni ja kui me oleme kaitsepositsioonil, siis me tavaliselt läheme rünnakule. Sest kui ma olen paigas omadega ja kindel endas, mul ei ole vajadust rünnata. Aga selles trikk on, mis ma tahtsin öelda, see trikk on see, et kui sa tahad nagu minna ja näiteks ütleme, et teine pool ei saa hakkama sellega, siis vaat üksinda ei ole võimalik konfliktsituatsiooni kuidagi moodi läbi viia. Kui sa üritad kellegiga tülitseda, aga teine pool ei tülitse. Ja siis üritad nii kaua, kuni sa ajad ta närvi. Siis hakkab endal kerge. Siis ta plahvatab endal, hakkab kohe kerge. Aga kui sa nagu vaatad nagu kõrvalt, et nagu laiemat pilti ja sa õpid ka iseenda kohta, teed seda, mitte seda, et sa nagu pead hambad ristis seda taluma, kui teine siin sopaga hakkab üle, vaid just seda, et seda võib ka täiesti rahulikult öelda. Sa vaata, tugevam emotsioon jääb alati peale. Alati. Ehk siis, kui me ei lähe selle hirmufaktoriga kaasa, siis see on. No ja lihtne öelda, aga emotsionaalse inimesena ikka ju inimesed tunnevad, solvuvad, et see on see emotsionaalse intelligentsuse teema ka, et kuidas seda endas arendada siis? No. Teadlikkusega, et nüüd kellelegi need naised ja kogemusega ka. Mine paar korda lahku ja siis nagu 5. lahkuminek on juba okei. Ja, sa pead harjutama seda lahkuminekut. Esimene suhe, esimene armumine, abiellusin oma esimese armastusega. No ma ei tea, pole kogemust. Sul ei ole kogemust. Sul ei ole midagi õudset. No vaata, eks seal on ja kusjuures vaata huvitav on see ka näiteks, et noh, kui sa mõtled, et ütleme, kes su südame esimesena murdis näiteks, eks ole, millist südamevalu ja siis 30 aastat hiljem mõtled, et mis paganda nimi on. Ja, jumal tänatud, issand, selle ahviga oleks koos jumal. Nii et... Ja mõtled, mida sa taas leidsid. Mida ma leidsin. Aga see armumise efekt on ju teed, millesse me armume, ongi ju teed enda kujutlusse, palun vabandust, kui ma nüüd siin vaatate nükseid, kuigi õnneks ja neurokeemia teeb ka oma tööd, et rahustuseks ütlen. Aga jah, see on, eks, ja mida rohkem on nüüd vaja on, vaata sealt, noh, me jõuamegi näiteks nende samade skämmeriteni, et kõigepealt nad ju teevad selgeks, et kui kaua sa oled üksinda olnud, kui vaja sul on seda suhet, sest noh, nendel on ju aeg on raha, nagu üks skämmer kunagi väga hästi ütles. Aeg on raha. Ega tal ei ole aega, seal tal on vaja. Tal on vaja ju teenida, temal on see töö. Aga vabandust, ma segan vahele, kummad siis on skämmeritele paremad? See, kes on olnud 3 aastat üksinda või see, kes on olnud 3 päeva? No
ütleme nii, et ikka see 3 aastat läheb nagu paremini kindlasti kaubaks. Ja seal ju väga kiiresti nad teevad selgeks, kas sul on nüüd, kellega sa läbi käid, kas sul on lähedasi inimesi, kes veel võiksid nagu mõjutada. Võib-olla selgituseks, kes veel ei saa aru, siis skämmerid on need inimesed, kes siis internetis otsivad naisi, eelistatavalt üksikuid naisi, kellel on mingisugune mammona kuskil peidus. Ja ka mehi. Ja mehi ka, naisskämmereid on ju ka olemas ja tegelikult... Need muuseas ei ole üldse naised, need naisskämmerid. Ja seal on taga meeste tiim, Nigeerias, suured tiimid. Seal on võrgustik ja need on rahvusvahelised võrgustikud, kuritegevuslikud võrgustikud. Ja seal sellepärast on ka näiteks võt seal samas, ütleme seal dating side'is või. Alati on nagu ohumärk, kui ta ei kõneta selle nime pidi nagu. Hei, honey. Ma just eile sain, nad saadavad, ma ei ole kohtingu äppides. Nad saadavad Messengeri. Ma sain ka Instas, et ma tahan sulle maksta raha. Ma olin juba nii õnnelik, et saada mulle. No need on need finantsilised. Ma olen ka sain nii pika kirja, kuidas minu kauge sugulane Aaron Palmiste suri ära Puerto Ricos. Ja panga inimene saatis mulle selle kirja ja kuidas Aaronist jäi 20 miljonit. Ja Aaronil ei ole rohkem sugulasi. Kuidas nad tahavad seda nii mulle anda. See oli väga tore kiri. Aga need on meilest, meie räägime lihtsalt armupettused, eks ole. Need saadavad niisama ka messi. Ega skeem on sama. Ehk siis tekitada nii-öelda see huvi, siis taust, usaldus, harjumus hästi ruttu, emotsionaalselt siduda, tekitada tuleviku perspektiiv. See on ka alati ülioluline. Seepärast see on näiteks seesama see Stockholmi sündroom näiteks, et kuidas me hakkame siis käsitlema nii-öelda oma ahistajad, aga seal on ka... Lõpuks sa armud ära tassa, on ju? Ja sa armud ära teed oma tulevikku. No mõtled kuldse kuue selga inimesel on ju. Kannatan, aga kuna tulevik on nii helge ja selle nimel juhtub igasugust. Ja see harjumus ikkagi tekib nii ruttu, et hüpoteetiliselt, kui see sama 3 aastat single olev naine, keegi pole temalt 3 aastat küsinud, et kuidas sul läheb või kuidas see tööpäev läheb ja siis tuleb mingisugune tore ping, küsid, et Ollis, kuidas sul nüüd läheb. Loomulikult iga inimene läheb selle õngema. Selles mõttes, kui tahate oma meeleolu tõsta, võite nendega alati rääkida. Jaa, okei. Aga seal on ka teatud tüübid, naisnüksed profiilid, mida kasutatakse, on vanuses, kui mõtlete, mõned on 30 kuni 36 brünetid, nii et te lähete mõlemad väga hästi peale. Ja soovitavalt 1 lapsega ja see profiil on siis meditsiinitöötaja või pedagoog. Okei. Väga usaldusväärsed. Ja usaldusväärsed täpselt. Ja siis süsteem on väga hästi üles ehitatud. Loengutes ma isegi näitan, mul üks väga haruldase pilte, kus on need skämmerid, siis need on kannaskämmerid seal, et kuidas nad siis teevad seda tööd. Ja see on ka vahetustega, et ta lõpetab oma töö ära, siis kell 5 lõpetab, eks nüüd järgmine räägib sinuga edasi, sa ei saa arugi. Ja neil on notesid, et küsi poja kohta, küsi töö kohta, ülemuse juures. Kellel seal aega, neil on ju mitu asja korraga käsil. Eksimine on inimlik, sina ka ju mõned, sa oled ju siis pea on sul juba laiali aetud. Uskumatu ikka. On ja kahjuks on just seks, et siis juhtub midagi, siis sa saadad sinna raha, siis mõne aja pärast võib sulle saata isegi mõni teine ohver, teadmata, et ta saadab selle sulle raha tagasi, sulle mingi osa. Kas sinuni jõuavad nagu reaalsed lood ka? Kas sinuni jõuavad reaalsed lood ka nendest skämmerid? Skämmeritest, mul suhksid ei ole, kes oleks nagu rahad. Ei, ma mõtlen skämmerite ohvritest, kas sinuni jõuavad? No ikka, jõuavad küll selles mõttes, et kes on nagu seal petta saanud seda, teist või kolmandat ja ütleme nii, et teistpidi jälle, et nagu oma enese hinnangu tõsta on nagu väga kasulik näiteks minna sinna samasse Tinderisse, kus nad kõik nagu haigalad kogunevad saagi ümber, kes on siis uus pilt seal, eks ju. Ja siis hakkab neid meelitusi tulemas, ehk siis vähemalt sulle tundub, et näed, sa oledki väga tore ju. Et see on, aga seal peab natukene vilumust siiski olema, et muidu väga lihtne on nagu, nad on head, nad oskavad, jah. Aga mina tahan ikkagi tagasi minna võib-olla kehakeele juurde. Kehakeel kohtingu maailmas, et kas on mõned sellised nipid, et kui ma ei tea, seesama Hiiumaa neiuke müürililleke, kellest me siin näiteks tõime, sai aru, esimene on siga, teine on siga, 3. on siga. Nüüd on saanud kogenenumaks ja nüüd läheb naine ise kohtingu maailma.
kas on mõned head nipid, kuidas tema tunduks ihaldusväärsem kohtingumaailmas? Näiteks näidata, me siin palju räägime igasugustest teada-tuntud klišeedest, on ju, et kui sa inimesega räägid, ära ole nii, siis ära, ma ei tea, tee mingeid siukseid asju, et missugune on nagu kohtingumaailmas Kinnised lätsed poosed pole muuseas ole. See on müüt, on ju. See on müüt, jah. See on müüt. See on millegi pärast, et see on kinnine poos. Ja, et mind ei huvita. Mul on vahepeal kõige põnevamad vestlused, kui mul on käed ristis. No mis sa võiks vaata, ütleme, kui te istute laua taga, eks ju, siis automaatselt, kui on kena naine silmapiiril, kui talle meeldib, siis Eestis mehed muidugi kunagi ei istu jalad koos. Kuigi see võib näidata ka seda, et on väga huvitatud, aga siis see on ka nõukene. No siukert nagu Oota, mis mõttes jalad koos? Mitte niimoodi, vaid niimoodi. Nagu põlved koos. Põlved koos, selge. Seda nagu naljalt ei juhtu. Ja nii mehed kui naised teevad automaatselt ka teevad rohkem oma põlved ajad rohkem laiali, kui neile nüüd meeldib see vastaspool. Siis teine pool on jalalabad. Mina mitte esimesel kohtingul, ei. Et see ei lähe ka sulle õnneks, ei lähe ka sulle õnneks. Ja see on ka automaatne reaktsioon. Ja siis on ka, ütleme, jalalabade suund näitab mõtete suunda. Vaat seda on jälle huvitav vaadata laudadel. Seal on nagu 2 paari koos, eks, et kelle suunas see on. Et seda me kõige vähem kontrollime. No siis sünkroonsus. Kas näiteks meie sinuga räägime, eks ole, ja kui mina sinuga räägin ja minu jalad on sinnapoole, see tähendab, et ma väga ei ole huvitatud või? Ei, see tähendab automaatselt seda, sest esiteks me peame vaatama, kus sa istud. Keskenduda oma teemale või? Jaa, kus sa oled, aga vaata siin tekib, kui sa oled huvitatud, siis mis tuleb, sa tuled kogu aeg mulle lähemale. Vahepeal lähed puhkad selga, siis tuled jälle lähemale. Ehk siis see on nagu käte ära kadumine ei ole üldiselt nagu hea märk selles mõttes, et... Kui lauale läheb käib? Jaa, sest et ütleme, siit tavaliselt, kui meil ärevus tõuseb, siis me ennast rahustame, aga see on jah, kui me nagu ei näita käsi enam, vaata. Et siis, aga ma ei mõtle mitte, et korraks lähevad, sest kui sa näed jälle ülejäänud käes, see on nagu okei kõik. No mis on näiteks märk? Vaata, praegu me siin istume, me istume siin, kuna meil on üks kaamerad siin pandud teatud suunas, eks ju. Aga muidu põhimõtteliselt, kui me nüüd, ütleme, kohviklauas istuksime, siis need klaasid siit tekitaksid kohe vahe. Barjäär kaoks ära. Nii. Siis, ja kui nüüd tekib mingisugune arusaamatus, siis see võib olla muidugi nagu, ärge nüüd võtke nüüd korraks klaas liikus, eks ole, ühte nüüd läheb nagu, ei tee, ma muidu ei saa jälle siin. See teeb ilusaks. Me peame sööma. Meie peame, peame ilusad olema. Sina ei pea, meie ei peame. Jaa, tooks ka seda enesekindlust, mul pole ilus olla. Nii, Üli, räägi edasi. Vabandust, räägi. Ei, ma lihtsalt mõtlen, kuidas täiskutsuga rääkida, nüüd ma söön vahe. Nüüd, siis mis on veel? Ehk siis see huvitatus, et ma tulen nagu niisu poole. Nüüd on seesama sünkroonsus. Sünkroonsus tekib meil 2–20 sekundit. Ja sünkroonsust, see tuleb automaatselt. Ehk siis, kui õpetatakse siin, ma ei tea, kust selline arusaamine on tulnud, aga et hakka nüüd teist peegeldama, ehk siis kui ma hakkan siin võtma sinu neid, siis sa hakkad koheselt ennast muutma. Aga kui meil on näiteks ühised teemad, ühised huvid, kui see meeldib mulle lihtsalt ka inimese, siis ma hakkan kopeerima teda. Ei pane tähelegi. Ei pane tähele. Ja see ei tähenda seda, et kui ma võtan nii, et siis nüüd kõik panevad nagu sedapidi käed, sest see sõltub hästi palju, muuseas väga huvitav. Aga soojade maade jalgpallurid, kui te vaatate jalgpallurid, siis ütleme Brasiiliad ja need maad võtavad teistpidi. See on väga huvitav. Miks seda ma ei tea, seda ma pole kuskilt uuringutest leidnud. Ja see on ka selline automaatne, vaata, et kumba pidi sa paned jala üle, jalga veel, aga võt need käed näiteks risti. Ja nüüd hakkabki nagu see peegeldamine, see sünkroonsus pihta. Mida rohkem on sünkroonsust, näiteks kui te panete Kate ja William, inglise omad, siis neil on nagu Will Obamad näiteks, kogu aeg on sünkroonsus, kui vaatate pilti peal praktiliselt sama. Aga Meghan ja Harry? Tead, ma neid ei ole, ma ütlen ausalt väga analüüsinud, sest ma olen neid teisi kasutanud omal kehakeele loengutes nende pilte, aga ma millegipärast arvan, et seal ei ole, sest et see oleks nagu ja üldiselt tead neid paare, kes on nagu seda sünkroonsust palju, neid ei ole teed väga palju, seda sama, kui ma seda kehakeele armastel flirtis kirjutasin, ma ajasin taga nagu, Anis Bono väga oma naisega väga sellised, et päris raske oli nagu leida sellised, aga see ongi, vaata, see on nagu, sest et kui
kui ütleme, see esimene, see 18 kuud või ütleme 2 aastat, et öeldakse, see visuaalne jälgimine käib, siis pärast sa lähed juba auditiivse peale. Ehk siis sa juba tead, eks ole, et mis häälega ta räägib, ta on sellises meeleolus, ta tuleb siukse sammuga, siis sa juba seda tajud. Ja nüüd, kui on hea suhe, siis kui me näiteks, ütleme, kui te oleksite näiteks, ma ei tea, oleks sina ja sinu paariline siin, eks ju, siis kui mina su käest midagi küsiksin, siis sa hakkaks vastama, vahepeal vaataks talle otsa, siis tema võtab jutu järje üle, siis ta vaatab sulle otsa, ehk siis ma räägiks nagu kaksikutega, kes on ühel meelel, eks ju. Lihtsalt kogu aeg nad omavahel nagu. Ja kui me vaatame nagu keha, siis puudub selline negatiivne pinge. Vaata, see on see, miks pärast need pulmapildid hästi palju nagu, muidugi seal peab arvestama, kes seal ümber oli, kui tal see vana eks oli või kui, ma ei tea, kui ämmale üldse pruut ei meeldi näiteks, eks ju, et siis, eks ole, ilmselgelt see tekitab peigmehes pinge, et seda. Aga see ongi, et see pinge on et minu arvates esiteks see, ega me muidu vist naljad ei haigestuks, aga see negatiivne pinge, sest et lihaskond ju kogu aeg on sul ja siis nõrgemad kohad hakkavad sul järgi andma ja täpselt sama hakkab ka väsitama kooselus, eks ju. Ütle mulle, kas pulmapiltide järgi saab ju ka ennustada päris palju vist? Ja see on jah, selles mõttes on nagu... Palun eksperiment, minu pulmapildid. Ma arvan, peame sellega tänase saate lõpetama, nii et järgmises saates siis palun vaheajal Lülli teeb väikese auditi minu pulmapiltidest ja siis saame teada, kas ma siin järgmises saates pean ise meie soovitusi vaatama, kust uut abikaasat leida või mitte. Aitäh vaatamast, aitäh Lülli ja näeme juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!